Ma ei olegi sulle vist jõudnud veel öelda, et ma sain vahepeal valmis ühe enda arvates päris ägeda ja tegelikult päris kasuliku digitoote, e-raamatu ja päris mitme tunni jagu audiosalvestusi. Ja teemaks on siis ikkagi see meie kõigi lemmik Põrnakeskus ja mitte üldse sellisel teoreetilisel tasandil, vaid praktiliselt. Et kuidas siis tegelikult ikkagi Põrnakeskuse erinevate ja nende kõige akuutsemate ja kohati meid halvavate baashirmudega toime tulla ja kuidas toime tulla ka selle ärevusega, kuidas siis ikkagi olla kohal ja mis võiks tegelikult olla see miski, millele sina saad siis erinevate aktivatsioonide või erinevate hirmude ärevuste korral toetuda. Mida saad sina teha siis, kui sa näiteks tunned hirmu läbikukkumise ees või sa tegelikult leiad ennast kohast, kus sa tegelikult kardab mineviku kordumist nii palju, et sa enam ei ole kohal, ei märka hetkel avanevaid võimalusi või sa oled oma tähelepanuga kogu aeg tulevikus ja juba oled ära jooksmas millegi eest, mida sa kardad, ainult selleks, et avastada, et oota, aga ma jooksen selle suunas, selle sama hirmu suunas, on ju. Et kuidas siis tegelikult selle ärevusega toime tulla, kuidas eristada seda ohtlikku ärevust ja seda elevust või seda õhus on tunda muutust. Et räägin hästi-hästi praktiliselt ja hästi palju ikkagi sellisest isiklikust kogemusest ja muuhulgas ka kõigest sellest, mida väga mitu aastat ja lugematu hulk Zoom'e kliente on mulle õpetanud, aga et millele saad sina toetuda, kui sa mingisuguse hirmu või ärevusega kokku puutud, seda siis defineeritud, defineerimata keskuse ja kõigi Põrna nii-öelda nende kvaliteetide ja nendega kaasnevate hirmude puhul. Et kui teema on sinu jaoks aktuaalne, siis ma usun ja täiega loodan, et sa leiad sealt midagi, mis aitab sul paremini mõista oma ärevust, oma hirmu, selle tagamaid ja õppida rohkem kogema, lubama sellel ärevusel olla ja tegutsema sõltumata sellest. Ägedat teekonda sulle, põnevat avastamist ja kui sa valid selle toote ja miski sellest täiega kõnetab sind või saad sellest kasu, siis mul on täiega hea meel, kui sa mulle ka märku annad.